Nonii, oleme eetris. Oh yeah. Jumal tänatud, et mälupulk meelde tuli. Sellepärast siuke kummaline algus, et me siin hakkasime salvestama, aga ei olnud mälupulk isegi järgi. Pool tundi juba salvestasime ära ja siis avastasime, et hakkame otsast peale siis. Et nüüd me hakkame ennast kordama uuesti. Mis on ikka? 4. episood. Ja selle teemaks on meil täna. Sina täidad selle augu nüüd. Fill the blank. Aga ma arvasin, sina teed auku. No, vahel tuleb ette küll. Veab sul. Täna me räägime valikutest. Erinevatest valikutest. Meil on isegi ette valmistatud omajagu küsimusi. Siin oli üliagar seekord, nii et... Nii agar. Ja igatahes valikutest. Tegelikult see oli ka üks Q&A's üks teemadest, mida paluti arutada. Iseenda valimine, üldse valikute langetamine ja mis, kuidas, miks, kui palju, kellega ja nii edasi. Mis sa arvad sellest? Oota, ma vaatan, kuidas see kaameras välja näed. Ilus. Päri selles? No, veel ilusam. Okei, aitäh. Nii, minu telefon on ka õnnelik, et siin filmida saab nii palju. Sinisilmselt. Ja, ma näen su pangakaartisid seal taga. Ja, ära paraveri sealt pealt loe. Kraabitud. Jep. Ja. No nii, tulistame siis. Hakka tulema oma nende Gestapo küsimustega. Eks ju. Sinul ma soovin valida, vaadata mulle täna sügavale silma hästi palju. Olgu. Täpselt nii. Võtame kõik maskid maha ja küsime esimest küsimust. Millal sa esimest korda elus tundsid, et hakkad päriselt iseennast valima, mitte teiste ootusi täitma? Ja küsimus. Ma ei tea, kas see oli esimest korda elus. Eks seda on varem olnud. Aga viimane, mis meelde tuli, oli võib-olla viimases suhtes koos olles. Siis ma mingi aeg tundsin, et noh, tunned, et elad võib-olla natuke kellegi teise elu rohkem kui enda elu. Ja siis hakkas see kuidagi seespoolt küll lahti rulluma, et tuleb ennast valida. Mida sa täpsemalt selle all, mis silmas pead üldse? Me ei pea, tead küll, detailidesse laskuma. Aga mis see tunne oli? See tunne oli... See oligi siuke võib-olla, et ma kuidagi, ma ei tea, kas hoian ennast tagasi või surun ennast alla või et see tee, mida mööda koos minnakse, et see ei ole nagu minu tee. Ja ongi, mul on vaja valida ennast nüüd. Et see kuidagi hakkas kuidagi seest, ikka tekib mingi pinge ja tunned, et oled kuidagi stressis millegi pärast ja sealt kuidagi. Ja siis, kui teed mingid valikud ära, eks ju, siis tunned seda, et et nüüd ma nüüd valisin iseennast ja on see siuke hea tunne. Aga kas jääda ikkagi nagu suhtesse ja selle kõrvalt iseennast valida, on see variant üldse? Kindlasti on. Alati on igasugused variandid võimalikud. Kus see piir jookseb siis, et sa valid iseennast niimoodi, et ka suhtes olles tunne ikkagi jääb heana? No eks see vist on siuke kommunikatsiooni küsimus. Et mina võib-olla tundsin, et teed on nagu liiga palju erinevad ja võib-olla siuksed maailmavaated ja asjad, et alati saab ju nii-öelda ühildada kaaslasega oma, esialgu võib-olla vahetada ideid ja mõtteid ja tundeid, et mida keegi tunneb, et kas siit on mõistlik nagu koos edasi minna või on ikkagi vaja võtta selline eraldi idee ette. Ja, mõistan. Ja, kuidas sul sellega lood on?
ma ei tea, kas täitsa selliseid esimesi täitsa iseenda valimist tähendab, ma üldse mäletangi. Ma tean, et ma olen olnud peaaegu terve enda teadliku elu people pleaser ja elanud siiski teiste inimeste soovidest, uskumustest ja arvamustest, mis on ka võib-olla, mitte võib-olla, kindlasti omaette teekond olnud. Ja ma ikkagi usun, et kuidagi teiste inimestega koos olles, vahet ei ole kas suhtes olles või sõpradega koos olles või põrgatades kellegagi, kas või ükskord elus ainult niimoodi, sa tajud ju tegelikult hetkega ära, mis sa oled ja kas see kuulub sulle või ei kuulu, kõik need hetked on ju, et millal sa pead tegema valiku, et kas sa teed nüüd nii, nagu keegi teine tahab või nii, nagu sa tunned, et sulle on hea ja turvaline. Ja see on vaata ka selline, et kas sa jääd oma mugavustesse kinni või sa valid ise ennast, et seal on nagu nii palju vaata neid igasuguseid, kuidas öelda, neid kihte, see ise endaks valimine. Ja kui suhetest rääkida, siis mul on ka hästi selline ilus võib-olla viimase suhte näide, et paljud ei saanud võib-olla aru, miks ma olles nii suures nii-öelda nagu armastuses, nagu ma seal tundsin ja kogesin, välja astusin, oli tegelikult, oligi see iseenda valimine lõpuks. Sest et just kui tundub, et kõik on niisugune ühine ja kooskõlastatud ja läbi räägitud, on ja siis mingi hetk sa tunned, et sa hakkad nagu vajuma kuskile, närtsima nagu lilleke, niimoodi visuaalselt. Ja sa ei ole enam sina ise. Ma tean tegelikult, kes ma sisimas olen ja kui see ei lähe õitsema ja ei muutu nagu suuremaks, siis ma eos järelikult ei vali ise ennast. Ja mul oli ja siiamaani on see uskumus ka, et suhtes olles sa saad jääda iseendaks ja sa saad valida iseennast ja samal ajal olla suhtes. Et see sama kommunikatsiooni asi on ja, aga peavad olema, ma arvan ka mingid teatud ühised eesmärgid ja valikud, mis siiski nagu ühtivad, on ja ei pea copy-paste kõik samamoodi olema. Aga jah, nii kaua kuni üks teist nii-öelda maha ei suru kuidagi moodi või ei ürita konkreetselt muuta drastiliselt, siis sinnamaani ongi kõik okei. See iseendaks jäämine ja iseenda valimine. Jah, ja seda maha surumist teinekord ongi see, et seda ei peagi partner tegema, et sa ise teed seda, vaata. Millegi pärast hakkad kuidagi hoopis, ma ei tea, mida siis kompenseerima teist hoopis ja see ei ole vaata selline egoism või ma ei tea, nartsism. Aga kui enda ja ütleme, et selline säde hakkab tuhmuma, et siis on midagi vaja teha. Jaa, täpselt. Ja see on huvitav, et tegelikult see kuulata seda sisemist tunnet ja just seda sära ja kõike seda päikselist on ja, et minu jaoks on see kindel tunne, mis mind juhiks peale raevu. Üks mu juhtiv tunne on raev, millel on ka oma koht nii-öelda. Aga jah, see on selline, et kui sa ütled jah, ja tegelikult see ei pane sind kuidagi hästi tundma, siis see ju on ei. Et juba tahaks öelda, et see on ju ilmselge, aga paljud inimesed astuvad endast üle ja ma olen peaaegu terve elu endast ise üle astunud tegelikult, süüdistades teisi, eks ju. Aga ma ei osanud varasti kuidagi iseennast validagi tegelikult, kuigi ma arvasin, et ma valin iseennast. Ja, kus on niimoodi, eks ta kuskilt see inimeste people pleasing, et kuskilt ta tuleb meile külge. Jah, ma tean väga täpselt, kust see tuleb ja lihtsalt ma ei ole osanud sellega paremini, ütleme niimoodi, toime tulla. Et see on siuke, üldse ei süüdista vanemaid, aga see on lapsest saadik minuga kaasa tulnud läbi ikkagi pere, läbi keskkonna, kooli, kõik muud asjad, et jah, eks ta on kõik oma vahel seotud. Jah, sealt me tavaliselt oma mustrid üles korjame kõik eluks ja siis saame, kui tahame, siis saame neid lahendada, et mitte neid edasi kanda oma järglastele. Ja, just. Ja see on ka üks asi, mida ma tütrele kogu aeg
noh, mitte nüüd õpetaja ta valis ennast, aga andes ennast talle kui eeskujuna ja näitena, et eks nad ikka korjavad üles selle, mis neil on hea lõppkokkuvõttes. Aga just ennem kui sa tahad sealt nimekirjast järgmise küsimuse juurde minna, kibeled seal juba ma näen. Ei, lihtsalt lugesin. Et võib-olla oleks hea just minnagi võib-olla laste juurde. Minul küll endal ei ole lapsi, aga mis mulle nagu on väga siuke resoneerunud ja meeldinud, kui vanemad just nagu lastega suhtes on ka, nad valivad iseennast, et nad ei unusta ennast ära, et me ei hakka nagu elama laste jaoks. Et sina oled ka seal ikkagi tähtis ja laps just sinu pealt ju õpib selle, et näe, sina valisid iseennast, on ju. Noh, ma ei mõtle, et nüüd, et sa, ma ei tea, las laps teeb, mis tahab ja ise paned oma tavalist elu edasi, aga lihtsalt ikkagi, mis on sinu mingid asjad, mis sulle meeldib teha, mingid hobid ja asjad, et sa jätaks oma elu nagu pooleli, sellepärast, et sul on laps. Et küll lapsel on oma elutee, et tema teeb omad valikud niikuinii. Muidugi. Jah, ma tulin, suur lastekasvataja tuli välja, kel lapsi pole. Varsti on ära muretsa. Küla peal võib-olla juba on, et ega ei tea täpselt. Ja, ainult naised teavad, palju neid lapsi on ja võib-olla kellega. Võtame järgmise küsimuse kirjalt nüüd. Kas enda valimine tähendab sinu jaoks vahel ka teistele pettumuse valmistamist? Ma arvan, et selle küsimuse taga ongi see, miks me nagu sellega tegeleme, eks ju. Kui öeldakse, et inimese üks selliseid põhivajadusi ja samas ka hirme on see, et sul on vaja kuuluda kuskile, eks ju. Ja hirm ongi see, et kui mina ütlen millelegi, ma ei tea, ei, et siis ma ei ole näiteks mingisse rühma või karja ei kuulu nagu, või visatakse mind välja, eks ju, see on juba ürgsest peale meile sisse kodeeritud, et kui sind karjast välja arvati, et siis sa olid ukule määratud ja eks ta ikka tähendab ju teistele pettumuse valmistamist, et aga samas oleneb jälle, kus sa oled endaga, on ju. Kui see inimene, kes sult midagi palub ja sa ütled talle ei, kui tema on õiges kohas, siis ta ei pettu selles. Tal ei ole mingit selle, ta saab aru, on ju. Põhjendad ka veel, et okei, sa valid iseennast, saan täiesti aru, on ju. Sest eks meil ongi igal ühel mingid, ma ei tea, huvid, kuhu meid nagu tõmbab ligi. Et ma ei tea, mingi lihtne näide, et mulle meeldib mingi bänd, tahan sinna kontsertile minna, küsin, eks ju, sõbralt või sõbrannalt, et tahad ka tulla, talle võib-olla see üldse ei meeldi, aga ta, ma ei tea, kuidagi millegi pärast tunneb, et ma vist ikkagi peaksin minema, et kuigi ma ei tea, mulle üldse see muss ei meeldi. Ja tuleb suga kaasa. Aga kas sa oled ise nii teinud vähemalt, et sa ütled alguses jaa, nõustud millegagi ja siis, kui sa tunned, et sa tegelikult ikkagi ei taha, siis sa ütledki, et kuule ma ei taha ja et see on okei, vaata, meil oma vahel ilmselt oleks okei siukseid asju öelda. Jaa, kindlasti olen. Ja mul on ka niimoodi olnud, et kui ma ütlen millelegi, alguses kohe jaa nagu niimoodi rutakalt, ilma nagu mõtlemisaega võtmata, et siis tunned, et mingi sisepinge kasvab ja mingi täielik error hakkab tulema. Ja see ongi see, et sa surud ennast alla tegelikult, et sa võib-olla tahaksid midagi muud teha, mingi muu, mis iganes tegevusega tegeleda ja et on küll seda olnud. Ja on normaalselt reageeritud? No ütleme, et kes mind on eluaeg tundnud ja varasemalt teadnud, et eks mul olen ikka neid alttüppamisi teinud. Ja kunagi süüdistasin ennast sellepärast, et ma ei tea, et võib-olla ei läinud kuskile ja nagu, ma ei tea, vedasin kedagi alt, on ju. Aga see oli nagu, see oli enda valimine, aga see ei olnud nagu teadlik valimine, see oli nagu läbi mingi kannatuse, eks ju. Et põdesid sellepärast, et teistel on halb ja siis oli endal halb ja kuidagi siuke ring. Jah, ma ise olen kuidagi harjunud, et ei saa teistele pettumust valmistada ja alati olen teinud asju endast üle astudes ja kuidagi kas siin häirib, et ma vahepeal ütlen? Ei, ma tundsin, et ma pean midagi vahepeal ütlema, sest ma jõin vett vahepeal, siis ma lülitan seda mikrofoni endal kinni, et see vee joomise hääl siia mikrofoni tuleks. Kas sa tahad köhida või natuke või?
Ei taha, aga ma tunnen, et sul mul on on mingi asi kurgus, mingi info tahab välja tulla. Kusjuures see on pärast Hispaaniat ikka veel, mul on selline mingi kärisev hääl millegi pärast sees. Ma ei kujuta ette, äkki need Hispaania liivad on kuskil. Rocky Chiki hääl tuleb välja. Et teistele pettumuste valmistamine, jaa. Teema hea meil. Eks seda on ka omajagu olnud, aga ma enamjaolt ikkagi olen jah siukene, et alandlikult teinud teiste tahtmiste järgi ja kõik see ja võib-olla viskaski mingi võib-olla viskaski mingi hetk lihtsalt kopa ette ja läbi inimeste, läbi kogemuste ikkagi hakkas see teadlikkus ka kuidagi tulema ja tead, kasvad suureks ja täiskasvanuks ja saad aru, et öelda ei teistele on jumala okei. Ja kui see tekitab neile pettumust, siis palun tegelege endaga ja nagu sorry, ma ei viitsi võtta. Kus need ei ole nagu minu asjad, et kui sulle tekitab see pettumust, siis vaatad endale otsa, ma vaatan endale otsa, kui me suudame edasi koos jätkata, vahet ei ole, kas suhtes, sõpradega, perega, siis on ka fine. Kõik on läbi räägitav. Muidugi see ei ütlemine on ka selline, et ei teeks teisele haiget, kuigi vahel ikka teeb, sest mingid väiksed meie sisemised lapsed hakkavad seal jonnima ja solvuma ja nii palju igast asju viskab sisse. Aga see on igal juhul okei. Seda me ei saa ju kontrollida, kas teine saab haiget või mitte. No natuke ikka saame. Oleneb, kuidas sa presenteerid vaata neid asju selles suhtes. Ja ma olen nõus, et sa ei lähe nagu nimelt tegema haiget, et sa tunned teist inimest natuke ja tead ka teda. Aga jah, kui tal nagu neid võib-olla sellist väga ülereageerimist ei ole ja trigerdamist, et siis ta saab asjadest aru ja lased minna sellele. Jah. Need igal juhul pettumust valmistada teistele on okei. Jah. Sest see on lihtsalt selles suhtes ju inimlik valik. Nagu... Kui sa ütled olukord, kus sa teisele ütled ei ja endale ja on igastahes positiivne, vähemalt sinu jaoks. Ja just, ja see ongi tegelikult kõige õigem, vahet ei ole, mis sellest, vahel kasvab sellest midagi veel paremat isegi. No absoluutselt, kindlasti kasvab, kui sa ise kasvad, siis sinu kogemus kasvab koos sinuga, nii et... Ja ajas kõik lahustub ja leiab oma kohaga, nii et sellega on ka okei kõik. Oi, väga kuldsed sõnad. Ai. Nice. Kas ma loen järgmise küsimuse ette? No loe. Nii, ma panin selle fondi suureks, et ma näeks siit lugeda. Millise raske valiku pidid sa tegema, et inimesena kasvada? Ma arvan, et raske valik on ka see, et minna lihtsamat teed pidi. Jaa, see tegelikult on ju kõige, selles mõttes kõige, võib-olla algust tundub kõige mugavam valik, aga kõige piinarikkam. Just, sest tegelikult sa justkui kaevad endale auku sellega, võttes kogu aeg neid kõige lihtsamaid ja kergemaid otsuseid või asju, mis sulle on juba nii tuttavad, mis muutuvad lõpuks ka võib-olla toksiliseks. Ja ka sina muutud, ma räägin siis mina vormis, ja ise muutun toksiliseks. Et võib-olla need on tegelikult raskemad. Ja siis on nagu see teine raskus, kus sa hakkad kõigele sellele lihtsale, nagu ütleme ei, ja võtma neid mingid päris otsuseid, mis tegelikult ka muudavad su elu. Ja. Et ma toon näiteks, ma olen eluaeg olnud suitsetaja. Eluaeg lihtsalt, ma kahjuks alustasin väga-väga noorelt ja ma olen aastaid üritanud maha jätta. Ja ma olengi maha jätnud. Kõik mu sõbrad teavad, ma olen 100 korda maha jätnud ja kord ostan uuesti. Ostsin tähendab. Varsti tuleb meil sigareti see reklaam ka nüüd. No kuule, vanasti see oli elu terve valik ja ka lapseootel naistele soovitati. Aga see oli vanasti, see oli siis, kui isegi neid mikrofone veel ei olnud. Jah, 50-ndel, 60-ndel äkki oli ja sükkas. Aga eks siis ta ka tubakas oli ilmselt teissugune. No see selleks on. Nii. Ja siis, ma ei tea, ma teadsin kogu aeg, et kui ma saan emaks, siis ma jätan maha. Ja see oli, aga see otsus oligi mul kunagi noorena juba tehtud, nagu ma teadsin, et ma jätan maha. Ja siis jätad nagu selle ära ja saad aru, elu on nii palju lihtsam ilma selleta, nii palju parem kuidagi ja nii palju
puhtust tuleb mitte ainult kehasse, vaid ka päriselt ka mõtetesse, nagu üldse ajudesse, on ju. Samamoodi inimestega, et teed selle valiku, et näiteks lähedased või näiteks perekond, on ju. Me olemegi teinud valikuid, mis teemasid me omavahel ei aruta selleks, et ei tekiks tülisid, on ju. Usk ja poliitika on 2 teemat, mida me never ei aruta. Ka kõige raskematel aegadel. Samamoodi valikud ennast ümbritsevate inimestega, mis on, ma arvan, see kõige raskem valik, eriti kui sa oled harjunud teatud elustiiliga, teatud inimestega, teatud, ma ei tea, mõttemaailmaga, on ju. Ma olen ise maadelnud tegelikult sellega päris palju aastaid ja päris palju aastaid ise endast üle astunud. Ise mõtlen kogu aeg, et nagu, see ei ole üldse minu teema tegelikult, aga ikka lähed ja teed, sul on see mask on juba nagu nii ära harjunud, sa juba ärkad hommikul esimese asjana, sa nagu ärkad selle mingi vana mindsetiga ja mis iganes. Ma päris neid eelmise mineviku näiteid vist ei hakka praegu tooma niimoodi otseselt. Versus see, milles sa nagu praegu oled, vaata. Valikud on naljakad asjad. Mingi hea lugu tuli meelde. Tavai, kõik tahavad kuulda. Räägime välja. Millise raske valiku pidid sa tegema, et inimesena kasvada? Jaa, mulle esitasid nüüd. Sündima. Lähme lihtsalt sinna nii sügaval ära lihtsalt. Ma tegin valiku, et sündida oma ema ja isa ellu. Beat that, drop the mic list. Üks päev ja jagasin seda oma stories ka ja vaatasin, oli üks tüüp, hästi lühike mingi reels, tüübil pole jalgu ja siis ta, ma ei tea, läheb mägedesse ronima, eks ju, kuskile mäetippu, mis iganes mägi see oli. Et mis valikuid vaata inimesed on teinud ja teevad igapäevaselt. Et see on tõeliselt inspireeriv. Vahepeal mõtled oma mingi pseudomure üle. Vaevad ennast. Ja üldse valikud, kui mõelda isegi väikeste asjade peale, mul on jälle täna hommikul, on ju. Ma nüüd peaaegu 4 nädalat olen kasutanud vitamiinide jaoks, vaata seda karpi, on ju, kus ma panen kõik need vitamiinid iga päev sisse, on ju. Ja peaaegu 6 aega ma olen seda juba kasutanud niimoodi, et mul on ainult eilne päev on vahele jäänud. Ja minu jaoks... Tubli. Oota. Kus on? Ootan. Kus on? Nii, väga tubli. Ja see on minu jaoks nagu retsilt oluline ja suur ja ülimalt raske valik. Sest et läbi selle ma kasvatan justkui enda distsipliini, rutiini, eks ju. Ma võin vahelduva eduga mingi trenne vahele jätta, sest et elu tuleb vahele, mis iganes. Aga see väike asi, need 3 vitamiinid, kes sealt väiksest avast nagu lahti teha ja need veega alla neelata, täiesti pekkis, kui raske see mõnikord. Ma vahel tund aega maadlen endaga, et nagu mine võta need ära. Tõsi, jah? Jah. Assa nagu. Ja see pakub mulle nalja juba ja see on minu jaoks nagu, ma olengi võtnud seda nagu mänguna, et tavai, tee see level ära, mine võta need vitamiinid ära seal hommikul, ka valik, eks ju. Ja see on minu jaoks nagu jõhkralt raske valik. Versus see, et ma ei tea, suhtest lahku minna, peaaegu easy peasy tahaks öelda. Et minu jaoks on lihtsam lõpetada suhe, kui võtta sisse need kuramuse vitamiinid hommikul. Jah, kuidagi nii. Okay. See on hea. Mul on ka seal, et eluaeg on, ma ei saa öelda, et oleks nagu ulme distsipliiniga raskus olnud, aga kuidagi juba olen sellise loomusega, et hästi palju erinevaid asju ja kogu aeg eksperimenteerid ja oled ja teed ja et seda distsipliini ja aga mingid asjad nagu on jäänud külge. Trennis käimine näiteks, väga meeldib käia, on elustiiliks saanud ja üks hea raamat on, võin soovitada kõigile, on Atomic Habits. Seal õpetab teaduslikult ja aru saama, et kuidas sul mingi harjumus tekib ja kuidas seda endale tekitada üldse. Et üsna siuke, kui seda järgida, ma arvan, on päris lihtne see mingi uus harjumus endale tekitada. Aga see küsimus sisaldus sükast sõna nagu milline oli sinu raske valik, et kasvada või areneda inimesena?
kas on üldse on olnud mingisugust nagu murdemomenti, kus sa nagu said aru, et nüüd on nagu siuke. No eks need murdehetked on siis, kui sa oledki seal, kuidas öeldakse, et kui oled kaelas saati, oota ma vaatan, mul on vaja see üks nipp teha siin korraks. Pane need kleepsud sinna peale. Kui oled kaelas saati sees, siis ei tohi pead norgu lasta. Aga jah, kui oledki kuskil, sa oled nii halvas kohas lihtsalt, et sa saad aru, et siit ei ole nagu muud teed edasi. Et kas paned endale nööri kaela või siis muudad ennast. Ja seda, kuidas sa maailma tajud ja mingite asjadega hakkama saad. Ja ma arvan, et need on, enamus inimestel ongi need murdehetked ja rasked valikud. Samas kui nii mõelda, et siis see on, kas ta raske on? Võib-olla ainus valik tihtilugu. Et kui sa vanad teed jätkad, siis sa tead, et sa oled selles samas kannatuses jälle tagasi. Ega selleta ei olekski muutust ka ju. Absoluutselt. Oleks kõik nii lihtne ja tore ja vahva, siis mis see mõte üldse oleks kõigel. Ja pärast hiljem, ma arvan, et enamus inimesi, kes on endaga jõudnud mingisse mõnusasse kohta juba, siis nad näevad väga suurt ilu selles augus, kus nad on kukkunud ja olnud seal sees ja see välja tuleks sealt ja kõik see teekond on vägev. Täiega, jaa. Mul oli just paar päeva tagasi ka, ma tulin, kus ma tulin? Berliinist jõudsin tagasi ja siis ma tundsin, et eks ma olin nagu väsinud ka veits siuke magamata ja nii ja kuidagi mingi kerge siuke väsimus, ärevus, mingid tunded lõid sisse, veits olin siuke emotsionaalselt segaduses. Tulin koju ja siis mõtlesin, et tahaks täiega nutta. Oli mingid kurvad riilsid käima, kõik jutud ja mingi paar pisarat tuli ja siis mõtlesin nagu, et Siina, nagu, mida sa teed? Nagu ma lõin endale mingi illusiooni, et mul on mingi jõhkralt kurb ja kõik on mingi paha. Ja siis ma mõtlesin, et oh my god, saad aru Siina, sul on mingi muster, mis tahab täiega välja lüüa, mis ei ole enam nagu sinu oma isegi, nagu see muster on juba läinud rong, vaata, aga mõttes kusagilt on harjunud mul nagu istuma veel, aga füüsiliselt tegelikult ei ole enam olemas mu kehas. Ja siis ma hakkasin naerma ja siis mõtlesin, et come on, võtta kokku ennast, lihtsalt panin endale nii-öelda bitch slap, ja mõtlesin, et davai, et tõuseb püsti ja hakkad tegutsema. Ja see täiega kuidagi tõusingi, et raputasin õlgasid, nagu hüppasin seal toas natuke ja mõtlesin, oh my god, nagu, kõik on jumala okei tegelikult. Ja jah, kuidagi siuke, eks vaata mingid mineviku need samad valud või mustrid või mis iganes tahavad vahel nagu meid külastada. Tahad külastada ja uuesti nagu kaasa tõmmata. Ja siis on jälle see valiku koht, kuidas sa nendele asjadele reageerid, mis tunde sa sinna taha paned. Ütledki, tšau, tore oli korraks näha, aga nagu mul on vaja elu elada. On ju? Get lost. Jah, täpselt, uks on seal pool. Mul oli ka mingid, ikka elu tõi mingid nii kurbi sündmusi. Ja siis meeldis olla selles mingis kurvas emotsioonis ja samas mõtlen, et siuke tore asi kogeda tegelikult. Kogu seda maailmavalu ja enda valu ja mille iganes armastuse valu või romantilist valu ja aga jah, kaua sa jaksad olla seal tegelikult lõpuks selles ohvri seisuses, et ühel hetkel võtad vastutuse ja teed muutuse. Täpselt. Tavaiks. Case closed. Ja sellega lõpetame täna podcasti. Te saite kõik maailma tarkused, et oma elu elada ja see oligi viimane osa. Ela oma elu, mis see sinu asi on. Ei ole midagi, meil on siin 25 küsimust ja praegu tuleb 4. Kuule, pool tundi on läinud, nii et me paneme turboga või? Me võime kiiremini vastata, absoluutselt. Aga mis seal ikka? Igades. Raido. See on jah või ei küsimus. Oota, teeme. Läheb kähku. Oota, vastuse variandid äkki. Ei. No vaatame kohe. Kas eneseareng võib vahel muutuda sõltuvuseks? Tunneks nagu see pole kunagi piisav. Muidugi võib. Iga asi võib muutuda sõltuvuseks. Igasse kogemusse võid niimoodi kinni jääda, et sa muidku nühid seda ühte kogemust, muidku arendad ennast ja parandad ennast ja näed, siin ei ole midagi ja teisel pool ja siis
ja siis vaatad kella pealt, et või ma olen 20 aastat juba siin olnud, et tahaks midagi muud kogeda nüüd. jah. Sobis see vastus? Sobis vastu jah, väga hea. Nii, järgmine, sina küsid. Oota, sa ei vasta sellele või? Me võime tõde või tegu teha, kui tahad. Siis vahepeal nagu tegevust ka. Muidu me räägime ainult tõest praegu. Nii, küll ma küsin järgmise siis. 5. Alles. Millest sa pidid loobuma, et saada selleks inimeseks, kes sa täna oled? Oh my god. Kõigest, lihtsalt kõigest. Kõigest jah, enda tobedatest sõltuvustest, inimestest. Kas need olid ka tobedad? No inimesed ei olnud tobedad. Mina olin tobe. Seal keskel olles. Ma tundsin, et ma ei taha. Ja nii oligi. Keegi pole kunagi olnud süüdi selles, mida mina oma eluga peale olin hakanud siis või ei olnud vastupidi. Oh issand, no päris paljudest asjadest tegelikult tõesti jah. Uskumustest, teatud elustiilidest. Inimesed varem on kõige suurem asi, millest ma olen loobunud. Sest et sa oledki see, kes su ümber inimesed on, eks ju, kes sinu tuumiku nii-öelda moodustavad. Paratamatult sa muutud sarnaseks. See on üks asi ja teine asi on, mida ma ise tihti peale mõtlen, kes sa oledki, kui sa oled üksi, kui sa jääd üksi. Kes sa oled, kellega sina aega veedad, kui sa oled ise endaga. Oota, sa mõtled, mis mõttes nüüd? Kui üksi oled, siis kellega aega vedada? Jah, mis inimene sina ise oled? Mis on sinu mõtlemine, kui sa oled oma ette? Mis on sinu tegevused, kui sa oled oma ette? Ikkagi üksi oled, soolo? Just, ma ei saanud sellest hästi. Nagu me, myself and I, ei noh. Tavai. Et see koht. Et see on minu jaoks algus, kes ma olen ja kelleks ma tahan nii-öelda hakata või olla või saada, et kuhu ma tahan jõuda ise endana. Ja läbi selle, minu nagu see tuum olen mina ise, siis on need minu lähedased, pere, mu loomakesed, kõik see nagu lähiümbrus. Ja siis see läheb nagu selleks suuremaks ringiks. Ma vanasti tõmbasin küll ülipalju, ma ei saa öelda nüüd ühtegi solvavat sõna, aga... Saad ikka, kõike saab. Prügi, tolmu, midagi siukest, mis on nagu, mida tahaks kogu nagu maha raputada enda küljest, vaata, et ma ei taha tegelikult seda. Ja ma puhtast viisakusest olingi mingi jama sees kogu aeg. Nagu kui loogiline või ebaloogiline see ka poleks, aga mis on loogika üldse, ärme filosofeeri selle üle. Jah, et minu jaoks on see tuum ikkagi see inimene, kellega mina koos aega veedan 24/7, kelle eest never põgeneda ei saa, ehk siis sina ise. Nii on jah. Tihti me seda teeme läbi elu, et enda eest pakku saada ja mitte päriselt süübida, et mis me siis tegelikult tahame selles elus kogeda. Jah, ehk siis ongi loobumine mõtetest, isegi see, kuidas ma mõtlen mingi inimese või mingi olukorra peale. Selles on nagu nii tugev jõud. See juhib sinu kogemust. Absoluutselt. Et jah. On olnudki oma mingid loobumised ja on olnud lihtsalt need kohad, kus ma hakkan teistmoodi mõtlema. Ma võin selle sama inimesega edasi suhelda, aga millise energia ma talle annan ja kas üldse annan. Et seal ongi need piirid ja suhtumine. Ma vastan hästi lühidalt. Sama teema, pidin enda kogu maailmavaate ära lammutama ja prikk by prikk uuesti ehitama. Ehk siis hakkad selle vundamendi laadu uuesti üles ja just see, et kuidas sa nagu tajud maailma, kuidas sa enda jaoks seda lahti mõtestad, mismoodi sa ma ei tea, reageerid ja kuidas sa üldse suhtud teistesse ja endasse.
jah, ja on jumala okei, kui vahepeal mingid vanad mustrid korra sisse ennast pressivad ja tulevad esile. Ja jälle, uks on seal. Uks on seal, minu ukse taha, sa ei ole valmis. Täpselt. Et jah, võt. Jah, davai. Super, 6. Super, nii super värk. Kas... Tead, jätame selle 6. vahele. Ära loe seda. Väga hea, 7. number on ilusam. Kuidas aru saada, kas sa valid südame järgi või lihtsalt põgened ebamugavuse eest? No see südame, see valik, see on siuke huvitav asi üldse, kuidas sinna jõuda on südameni. Ja süda on hästi kontaktis kehaga, ma ei tea, mul on igasugused südamevalikud, mul on keha reageerib, mingid külmavärinad, ma ei tea, pisarad hakkavad voolama, kõik siuksed asjad. Aga enne pead kuidagi ka südame avama üldse, on ju. Pseudojuttu räägime kindlasti siin paljude jaoks, võib-olla mitte. Jah, ma võib-olla suurem osa inimestest ei saagi aru, mida tähendab südame avamine üldse, sest et see on ju tunne, mida igaüks kogeb väga erinevalt. Ja. See asi, millest me praegu räägime. Et see ei ole nüüd see füüsiline süda, mis meie sees siin tuksub nii-öelda, see mootorikena, vaid see on see süda, millest meie räägime, millest saavad aru need, kes on oma südameid avanud. Minu jaoks tegelikult see, ma ei tea, kuidas sul see tunne on, minul on siuke mõnus tunne siin siis, ongi nagu südamepiirkonnas siuke avatud tunne või selline. Ja võib-olla kui seda varem ei ole kogenud, siis näiteks, ma ei tea, kui inimesed korra elus on ikka võib-olla armunud olnud, seal on ka, ütleme, et sarnast tunnet, mitte päris, seal on mõte rohkem igasugused asju seotud, aga sarnane, jah. Ja valid südame järgi, siis ongi see enese valik, valid selle järgi, mis sina tahad. Ja, ja üldse ju keha füüsiliselt annab meile teada, kas me teeme õige valiku või mitte. Mul on jah, mu käed andsid mulle väga targalt teada, et ma teen nii-öelda mitte vale. See oli pigem nagu niipidi. Käed ise läksid. Ja. Et see oli hästi äge kogemus ja ma olen kehale nagu meeletult tänulik ja see on üks näidetest, neid näiteid on olnud füüsilisel kujul mitmeid. Et kui mul hakkab mingisugune kehapiirkond valutama või paisuma, nagu, ja siis ma olen mõelnud, nagu, miks me kuula oma keha? Nagu okei, kui ma oma nagu nii-öelda avatud südant ei taha kuulata, eks ju, ja võtan vastu mingit illusiooni või asju, mis ei ole minu nagu see tõde või mis mulle tegelikult ei kuulugi või mida ma ei taha, aga ma arvan, et ma seda tahan. Ja siis hakkasid käed nii räigelt valutama siin käelabas, need padjakesed pöidlatel, mis on otsene ühendus südamega. Ja kohe, kui ma lõpetasin ühe teema ära, järgmisel päeval üllatus, mu käed ka ei valutanud. Nad olid 2 kuud füüsilises valus. Ma ei saanud aru, kas on trennist või üritasin igast asju välja mõelda, miks need käed valutavad. Ja kohe, kui sai langetatud otsus lõpetada üks kindel suhe ja endast see ülesõitmine nii-öelda, mitte teist inimest süüdistades üldse, vaid see oli minu ju selles mõttes valik, et lasen endast üle käia. Ja kõik sai läbi. See on vau lihtsalt. Ja põlvedega on mul olnud täpselt sama teema, kui palju minevikku valu, mida ma ei olnud lahti lasknud kunagi, oli mu põlvedes aastaid. Läbi ühe põlvetrauma kogunes mulle sinna hästi palju emotsionaalset valu. Ja kohe, kui ma sain selle kõik ära lahendatud, 7 aastat hiljem, mul põlved ei valuta. Ma saan käia batuutidel, ma saan joosta, ma saan rattaga sõita, ma saan longboardiga sõita, ma saan pikalt istuda ilma, et mul oleks tulitav valu põlvedes. Lihtsalt vau. See on põnev, kuidas, kui ma võib-olla tahakski selgitada, kellele on vaja selgitust, et kui kogu see maailm meil siin koosneb põhimõtteliselt energiast, et kogu mateeriasse, eks ju, molekuli järjest sisse minnes, lõpuks on seal
energia ja ümberringi on 99,9% tühjust. Et kuidas see emotsioonid on ka ju tegelikult energia kehas, eks ju. Et kuidas nad kuskile kinni jäävad ja see siis väljendubki mingis valus ja traumas ja haiguses. Just, sest inimene mõtleb ennast haigeks ja mõtleb ennast terveks. Kui Deluluusega ei kõlaks, see täpselt nii on. Delulu. Delulu. Kas see mingi sõnade paar oli? Delulu, mingi netis olnud. Oli küll jah, ma otsime pärast ülesse. Jaa. Jah. Mul oli mingi mõte, mis ma tahtsin veel öelda, aga läks ära. Jaa. Igatahes südamega valimine ei pane su keha valutama. Ei pane jah, paneb hoopis rõkkama kõik. Kasvama ja õitsama ja särama ja nii palju asju lahti laskma ja sellel on nagu nii palju ilu. Ja ma arvan, et tegelikult kui kogu maailm oskaks ja tahaks ja sooviks langetada otsuseid läbi selle nii-öelda kõhutunde või läbi südame, siis on ja me ju tegelikult eos teame ilma verbaalselt vastamata, kas see valik ja otsus, mida me kohe teeme, kas see tegelikult on see, mida me päriselt tahame. Ja kui iga inimene järgiks seda tunnet, ma olen enam kui kindel, et maailm oleks nagu kordades parem paik. Ma korra mõtlesin, et huvitav, kas seal võib, vaata teinekord on, kui sul hirm on millegi ees. Vahel on see ka, et hirm võib sulle saata siukse signaali ka, et ise tõlgendad, et ma ei peaks seda tegema, aga tegelikult on see, et sealt on vaja just nagu läbi minna. Teha see asi ära. Mul oli just praegu hästi ilus näide paar päeva tagasi seal samal reisil, kus ma käisin. Sattusin siuksesse tobedasse humoorikasse olukorda, ütleme siis nii on ja kus taheti teha nalja, aga ma pigem see mind nagu riivas või solvas on, sest et minu jaoks ei olnud see nagu piisavalt hea nali on, sest nali on see, kui kõigil on naljakas on. Ja ma terve päeva seetisin seda ja mõtlesin, kuidas öelda seda ilma, et ma saadaks inimest, võid selle piip sinna panna, ilma, et saata inimest. Vaata, ilma, et saata inimest. Just. Ja mul võttis tõesti terve päeva võttis aega, et järgmisel päeval ma sellele väiksele seltskonnale öelda, mida ma tundsin ja mida ma sellest arvan. Ma arvan, mul iga keharakk lihtsalt nii värises, mul oli meeletu hirm, ärevus, häbi, siuke hästi ebamugav tunne, mul oli nagu mingi siuke tunne nagu, tead nagu tahab nagu öökimisega tulla nagu, sest et see oli nii rõve nagu mida kogeda. Mõtlesin nagu, see ei ole naljakas nagu, come on. Ja selle väljaütlemine läbi selle hirmu tunde oli megalt vabastav. Ja kõik tundsid ennast üli pahasti, sest see oli tõesti väga halb nali. Okay. Ja ma lihtsalt seisin enda eest, oma tunnete eest ja jagasin oma arvamust austusega, läbi armastuse, ilma kedagi solvamata, aga lihtsalt öeldes oma seisukohta. Ja pärast seda oli 2 päeva kõigil väga piinlik. et isegi siuksed asjad, vaata. Kui ma ei oleks oma suu avanud, mul oleks siiamaani selline tunne sees. Pahatunne siis? Jah, sest et ma jätsin selle rääkimata, sest see jätab nagu pleki vaata siia sisse niimoodi. Mulle ei meeldi siuksed plekid. Mis nali oli siis? Ma ei saa rääkida, see on... Okay, niisama. Ma võin sulle pärast rääkida. See puudutab ühte teist inimest, igatahes. Selle info saab siis kõik, kes subscribe'i teevad ja maksavad meile plekki, et siis saate neid asju kuulata. Just. Lähme, teab palju möödas on 44 minutit. Juba. Ja meil on 5 küsimust on tehtud. No vaata kui tore. 7 üks ei vahelt ära vaata. Jah, saame veel rääkida. Jah. Tahaks öelda, et me võime kiiremini ka vastata, aga see ei oleks väga meielik vist. Ja las see tead, mis ma tahtsin veel öelda, mul tuli meelde seesama see, et me mõtleme ennast haigeks. Kui tehakse mingitele ravimitele teste, siis alati tehakse seda placebo testi ka selle ja alati on inimesed, kes sellest nagu terveks saavad ka, et sellest suhkrutükist ainuüksi. Et meil endal on hästi suur jõud ja võim mõelda ennast terveks, mõelda ennast haigeks.
ma jagaks tegelikult ühte väga ägedat Tony Robbinsi sihukest saadet, YouTube'i saadet. Paneme lingi sinna alla, kes tahab, see vaatab, see on väga sihuke, väga huvitav. Kas sul on olnud hetk, kus pidid valima raha ja sisemise rahu vahel? Kindlasti on olnud, eriti kui see puudutabki mingisugust mingit tööalaseid asju. Ja üks asi, mida ma õppisin paar aastat tagasi tegema, et ma armastan raha, aga on hetki, kus ma tunnen, et see ei ole nagu minu asi, kus raha nagu luua on, ja siis ma olen öelnud ei ja valinudki enda selle sisemise rahu. Võib-olla see on vahepeal tekitanud ka hetki, kus mul on raha läbi selle siis jäänud nagu puudu on, aga iga kord endast jällegi nagu niimoodi üle sõita läbi raha ma ei ole nagu suutnud. Aga jällegi ma olen eluaeg teinud raha nimel tööd, et mul oleks jõhkralt raha. See oli siis kuni emaks saamiseni. Ma ei tea, mul oli alati 2-4 tööd. Oh. Ma töötasin päeval ja öösel ka veel nagu, sest et nagu, miks mitte vaata. Nagu väike mehiklane. No, Siuke väike rassistlik nali ka selle vahel. Eks ole. Sest et see oli minu selline mingi turvaline koht ja kindlustunne ja inimene on kasvatatud ka, et miks keegi üldse minu eest peaks enam kuskilt midagi maksma ja nii edasi. Aga kas ma siis nagu sisemiselt mingis rahukohas olin, siis ma isegi ei teadnud sellest midagi. Mul polnud nagu õrna aimugi, et siuke asi üldse olemas on. Versus jällegi see praegune eluperiood üldse, et ikkagi nüüd ma oskan valikuid teha, et langetada otsus selle tunde järgi. Davai, sinu kord küsida. Milliseid inimesi oled pidanud oma elust eemaldama enesearengu tõttu? Mina mingi aeg eemaldasin kõik inimesed põhimõtteliselt, sest sükest kiiret enesearengut ja natuke sügavamale minnes seda ongi vaja üksi teha. Ma mõtlen, et on vaja teha. Saad nagu kõige kiiremini aru, kes sa oled ja miks sa oled ja mis sa tahad ja siis ei ole mõjutatud teiste inimeste uskumustest ja arvamustest ja? Jah, absoluutselt jah. Sa pead selle teiste inimeste energia nii-öelda kõrvale jätma ja minema siis vaatama päriselt endale otsa. Ja. Aga kuidagi, tead, minul on nii palju nagu selle teekonna peal välja koorunud seda, et ma tunnen just seda, et ma olen eluaeg siuke olnud, nagu ma nagu hakkan nüüd olema alles. Ma olen alati tundnud seda, juba väikesest saati kuidagi. Et selles mõttes on nagu see, ongi nagu siuke meenutus. Mäletamine uuesti mäletamine. Ilus on maa. Mida armastan. Karaoke saated tulevad ka varsti. Muidugi. Kas inimene saab päriselt muutuda või lihtsalt õppida ennast paremini kontrollima? See on üks küsimus või teema üldse, mis mul on lähiajal praegu Instas ja Reelsides ka ette tulnud ja ühel vestlusõhtul, kus üks terapeut jagas, et inimene ei muutu. Et inimene nagu ise ei muutu, vaid muutuvad tema mingid reaktsioonid, tegevused, mõttemaailm. Ma ei tea, see on ka nii nagu lai ja selline teema, kuhu laskuda, et tegelikult on võimalik täielikult muuta enda identiteeti. Ja on võimalik jääda ka selleks vanaks endaks, aga lihtsalt muutes mõttemaailma, tegevusi, mustreid ja nii edasi. Et kui kaugele ja kui vajalik üldse on nagu see muutumine kõik, et see kõik nii oleneb tegelikult. See on jah siuke küsimus, et tahaks kohe mingi filosofeerima hakata, et
mis sa mõtled inimese all, on ju, kui sügavale me läheme selle teemaga, et muidugi võib muutuda ja mõne inimese kohta vaatad ja mõtled, no täitsa pekkis, no inimene ei muutugi, noh. Ja täpselt nii palju, kui on inimesi, nii palju ongi neid. Mul meeldib see, vaata, kui teinekord inimesed soovivad üksteisele, ma ei tea, sünnipäevaks õnne ja värki, noh, kirjutavad ja siis, et ole ikka sama tore edasi. Miks sama tore, äkki ma tahan veel toredam olla. Täpselt, ja see on ka üks asi, mida ma olen aeg-ajalt tähele pannud, jah. Või siis mingid vanemad inimesed ongi, et eluaeg on ühesugused. Mäletad neid lapsena, nad olid sellised ja nüüd, mis iganes aastat, X aastat hiljem on nad ikka veel täitsa nagu samasugused. Aga see on, eks inimestel on erinev teekond ja ise, jah, ennast hakkas nagu piinama see, et olid ühesugune kogu aeg ja see ei olnud piisav. Jah, ja noh, nagu me enne ka rääkisime korraks seda küsimust kergelt arutades, siis ma ei tea, mulle meeldiks pigem mõelda ja öelda ja nagu innustada inimesi, et kõik on võimalik ja inimene on võimeline muutuma. Vahet ei ole, mis nagu elus toimub. Et kui sa muutud paremuse poole selles suhtes enda paremaks versiooniks, on ja ükskõik mis kohas sa praegu oled. Vahet ei ole, kas sa, ma ei tea, oled depressioonis või teed mingit tööd, mida sa ei taha teha, või sulle ei meeldi su füüsiline välimus, su vaimne seisund, või sa oled, ma ei tea, kriminaalselt kusagil karistatud või oledki kuskil väga-väga mustast tumedas kohas, on ja kõik on võimalik, kui sa vähemalt hakkad proovima ja kui sa päriselt ka tahad ja kui su kõrval on vähemalt üks toetav inimene, kes päriselt sinusse usub ja kes kasvatab sinusse seda usku, et sa oled võimeline muutuma. Just, ja ma ütleks, et võib-olla see inimene ei peagi seal olema, et see inimene oled sina ise lõppkokkuvõttes ikkagi, kes selle otsuse vastu võtab, on ju. No, tugi on alati hea ja nii, mis mõte mul veel oli sellega seoses? Kas sina oled muutunud mees või? Kindlasti, jah. Kindlasti. Ongi see, et kui sa lammutasid ennast ära, siis sa ehitasid uue ülesse ja... Ehk siis inimesed sinu minevikust ka seda kogevad ja näevad ikka, et Raido ei ole see, kes ta oli siis, ei näe? Ma usun ikka. Ma ise tajun ennast... Okei, ma tean, mis mul uued harjumused ja kõik siuksed asjad on ja reageerimised ja mõttemustrid ja mõttemaailm ja... Aga jällegi ma sisimas olen alati tundnud, et on see mina olen seal peidus tegelikult. Ja mis ma veel arvan selle teema kohta, et just see mitmes küsimus ta oli siin, ma korraks vaatan sellele küsimusele, et päris, et just see, sul peab olema see uskumus, et sul on võimalik muutuda. Et kui sulle keegi pressib eluaeg peale, et inimesed ei muutu ja ma olen ka seda kuulnud, et siis loomulikult viskad püssi nurka ja eks ma olen selline. Aga on loomulikult võimalik. Ja eriti ma ei oska võib-olla head näidet tuua kohe siit puusalt, aga on väga palju olemas inimesi, kes on ka teada ja tuntud ja kuulsad, kes on vahetanud karaktereid, nad on täiesti uued inimesed, ehitavad ennast täiesti uuesti üles, teevad hoopis midagi muud ja on täitsa teistmoodi, nii et jah, kõik on võimalik, kui sa oled kuskil kohas, kus olla ei taha, siis see on võimalik. Jah, täiega nõus. Seda enam, et ise omades sellist elukogemust ja nii palju muutusi ise ka tegelikult läbi teinud. Just see. Ja, ma olen nagu endale nagu nii uhke tunne ja ma olen nii õnnelik enda üle. Ma vahel vaatan nagu enda mineviku, ma ei tea, pilte, oma mõtteid, kes ma üldse nagu olin. Ma olin nagu nii lostav, nii kadunud väike tüdruk on ja samas seesama tunne, millest sa räägid, et ma siin sisimas teadsin tegelikult kõike, aga ma ei julgenud mitte midagi teha enda heaks. Sest et see müra ja kõik see ümberring ja mu sees nagu, seda oli nii palju lihtsalt. Ja siis oled praegu nagu, ma ei tea, ma täiega naudin üksi olemist, ma täiega naudin endaga olemist, endaga arutlemist, üldse nagu oma inimesi enda ümber, nagu oma valikuid, nagu ma ei tea, see kõik on nii mõnus lihtsalt.
on, see on täiega mõnus. väga hea tunne. Ja jah, võtame järgmise küsimuse. Ma muidu patran siin liiga palju seda kohta. Küsin sinu käest, mis on üks valik, mida sa liiga kaua edasi lükkasid? Nii, ei jaa vastus või? Jah. Nii, järgmine küsimus. No eks ikka iseenda valikut on nii kaua edasi lükatud. See on nii kummaline öelda seda välja, vaata. Et elad päris pika elu juba maha ja siis saad aru, et sa pole ennastki valinud. Aga no vaata, ma saan see aasta 36, uskumatu. Ma hakkasin ennast valima. Sa oled 11 aastat vanem must või? Oh my god! Issa, miks ma välja ütlesin? Poleks pidanud. Me saame pärast. Oleks nad sinust alustama. Ja minu iseenda valimine algaski kuskil 2-3, nüüd juba tegelikult 3 aastat tagasi. Aga ikka nagu konarlikult. Selles suhtes konarlikult, ehk mul on neid komistamisi ikka olnud ja ikka on olnud neid hetki ja ka suhteid, kus lasengi endast iseendal vaata üle astuda ja kõik see, millest me siin eelnevalt kõik rääkisime. Aga selle kõige kõrvalt ikkagi, nagu sa teed neid valikuid kui iga kord. Et okei, tavai, ja 100 kord juba üks ja sama viga, tavai, sellega nagu selle likvideerime kiiremini minema lihtsalt. Sa tead juba paremini, kuidas selle kõigega toime tulla, kuidas ennast toetada. Täiesti vekkis lihtsalt 3 aastat tagasi, põhimõtteliselt mis 33-selt ehk siis 33 aastat ma ei ole ise ennast valinud. No mul on ikkagi rohkem juba. No sa oled 15 aastane, kuidas sul saab rohkem olla? 15 ma ei ole. Nii noor ma ei taha. Ja ma olen ka vist 3 aastat hakkab täis saama seda teed. Ja augustis on 3 aastat alkoholi kainust. Nagu sellisel viisil nagu vanasti siis, jah? Sest mingid alkoholis ikka aeg-ajalt ju on natuke nagu tarbida. Ja purjusolekut võib-olla. Et ja tekiila šot leiab ikka see tee minu sisse, kui on ja jook. Aga jah, purju joomise eesmärgil ei tarbi ja lihtsalt maitse pärast. Jaa. Nii, kas kõige raskemad valikud tulevad rohkem hirmust või armastusest? See on huvitav küsimus. Eks ka mõlemat ju tegelikult. Siuke. Ja on veel palju muid tundeid ja emotsioone, millest valikud tulevad. Kõige raskemad, võib-olla see on kummaline küsimus veits. Ma mõtlen ka praegu, et näiteks minu, jälle see viimane suhe, see oli minu jaoks väga raske valik sealt välja astuda, sest et ma kogesin seal hästi suurt armastuse tunnet ja samal ajal ka mitte kõige ilusamaid asju. Ja siis ma mõtlen, et mis tundega ma siis tegelikult sealt välja astusin, kas armastuse tundest, hirmust, vihast, pettumusest, mis tunne see siis oli tegelikult? Nii palju asja saab sinna taha panna tegelikult. Saab jah. Meie imelik küsimus lämme edasi. Kuidagi ei oska sellele konkreetset vastust kanda. Järgmine on sarnane, nagu oli see südame jutt meil, et kuidas sa tead, et liigud elus õiges suunas. No ikka selle kõhutunde järgi ja keha ja mõistus ja kõik reageerib ju hästi. Oma energia järgi ja kui palju sul on elujõudu mingit asja teha, eks ju. Ja isegi kui läbi hirmu liigud sinna suunas, aga tunne on õige, siis see on ikkagi õige tunne. Ja, just. Nii, millal ego aitab edasi liikuda ja millal hakkab see inimest hävitama? Kuidas sa üldse aru saad, et see on ego? Ja, minul oli see teema hiljuti siin korraks jutuks sõbrannaga, sest ma vaatasin ka ühte podcasti ja inimesed, kes on teinud väga sügavale läinud mingite asjadega, eks ju, ma ei tea, ja tarbinud ka psühhedeelikuid ja sisuliselt oma ego ära lahustanud. Et siis nad on ikkagi ehitanud selle uuesti üles, et ja egole saab ka vaadata, et sul on nagu
egol on ju head omadused ka, onju. Ongi see, et sa tahad näiteks, ma ei tea, midagi ära teha, kuhugile jõuda, sul on mingi eesmärk, onju. Et seda saab kõike panna sinna potti. Et see on sul hea ego ja last olla. Aga kõik need egod, ütleme, et see ego, mis sind teeb väiksemaks, tunned kohe, maailm muutub kitsaks, et olen seal mina ainult. Et see on võib-olla, see on see hävitav pool minu meelest seal. See, mis teeb teistele haiget. Teistele haiget ja sellega sa teed iseennast väikseks ja pisikeseks ja see ei ole nagu maailmale avatud ja avardunud, et. Jaa, nõus. Jah, mul vahepeal kuskil tulevad mingid hetked, siis ma tunnen, et mingi egolitt tuleb siit, siis tunnen, et ja siis mõtlen, et nii, kas see on nüüd kuidagi, kas ma avardun, olen nagu vastuvõtlik maailmale või ma kuidagi sulgun endasse ja ehitan mingi mulli endale ümber, olen seal ise mingi mulli sees, et oma egoga, et nii äge vend olen või midagi sellist. Siuksed tähelepanekud. Ja, nõus. Sama suhestun sinuga, suhtes sinuga. ei ole ma teile palju. Tegelikult on. Ja. Me kõik oleme suhtes üksteisega. It's all connected. Connecting people. Nokia. Raido, kas tugev mees peaks alati teadma, mida ta tahab? Skippisid niimoodi, okei. Sa skippisid 3 küsimust vahepeal. No ega aeg ongi seal maal, et tuleb siis skippidagi kippelt. Lähme kohe asja juurde. Kas tugev mees peab alati teadma, mida ta tahab? Alati ju ei saa kõike teada ja on mõistlik jätta ruum eksperimenteerimiseks, vaatamiseks, kas see on minu jaoks õige, kas see teine valik on õige ja jätta eksimisruum. Siht võiks ikka olla. Siht võiks olla õige aga tee, mis sinna viib, et sealt võib ka vahepeal eksida ja kõrvale kalduda ja minna mööda käänulisemad teed. Ja vahepeal teha ka muutusi sellel teel tegelikult. Ja just. Ja. No selge, tugev mees on rääkinud. Tugev mees tänab. Aga kui peaksid täna valima, kas mina või mina? Täielik rahu või lõputu ambitsioon, kumma võtaksid? Ma ei tea, ma tahaks mingi kompromissi nende vahel teha ikkagi. Lõputu ambitsioon on siuke lõputu nälg ja kõik ju sellised religioonid ja õpetused suunavad sinna kohta, kus sul ei oleks mingit kreevingut ja nälga mingi asja suhtes või et sa oled rahul ka siin, kus sa oled praegu, teadvustad seda. Mis ei tähenda, et sul ei võiks ambitsiooni olla. Aga see on lihtsalt, kui sul on lõputu ambitsioon, see on nälg, mida sa ei suuda kunagi kustutada, et kas sa tahad terve elu selles veeta. Ma ei tea, vist ei taha keegi, kõik tahavad ju rahuga tunda, et täielik rahu. Ja mõned ei oska. Ma nii oskan, mõned ei oska üldse. Ma olen vana rahu ise. Mina olengi rahu. Tavai, kui peaksid... see oli juba. Ma olen järgmas. Kas eneseareng tähendab rohkem enda parandamist või enda aktsepteerimist? See on cool küsimus on see. Ma arvan, see on nagu enda aktsepteerimist ja siis parandamist. Ja. Nagu, tundub ju nagu loogiline. Ja aktsepteerid igat enda külge, igat oma mõtet, tegu, kõik mis on olnud, kõik mis on, see mis tuleb, seda veel ei tea, aga täielikku aktsepteerimist. Ja. Kui sa ei suuda endale peeglisse vaadata ja nõustuda sellega, mis asi sa oled, siis nagu mingit parandamist on siin võib-olla raske tegema hakatagi, kui siis sa hakkad ise endale vastu nagu tegema mingid asju. Vaata. Kui sa oled mingi koha pealt eituses, siis järelikult sa ei näe seda, sa ei saagi parandada midagi. Mul oli üliilus kogemus eelmine aasta, et kui mulle eksmees ütles, et arutasime ühte teemat ja siis ta ütles, et aga sa oled ju ka kahepalgeline siis. Mul on mingi, mis asja sa ajad, et ma ei ole kahepalgeline. Võtta. Ja mul võttis paar päeva aega, et seda analüüsida ja aru saada, et my fucking god, ma olen kahepalgeline olnud selles kohas. Ja ma ei ole kunagi sellest aru saanud, sest et see oli olukord, kus mina arvasin, et minu elus on niisugune olukord nagu aktsepteeritab ja on okei, aga teised inimesed ei tohi. Ja ma olen aastaid elanud seal see on üks konkreetne mingi olukord.
siis mõtlesin, vau, kuidas ma nii kahepalgeline sain olla nagu, aga ma ei tea, mulle see kahepalgeline sõnagi oli siukene nagu kuidagi vastu karva vaata, mis on nagu, et ma enda arust olen ikkagi autentne ja kõik see aga üks teema ikkagi oli ja nüüd ma näiteks, kui ma kogen seda niimoodi, et mina võin, siis järelikult võib ka teine inimene ja see on okei. Ja siis ma lõin nagu selle nii-öelda lõputu rahu selle tundega ka ja nüüd ma ei ole kahepalgeline et nüüd on okei. See on ka selline üks hea nipp, kui sul mingi sõna või asjaga tekib mingi pinge, siis järelikult võib sinna sisse vaadata ja olla uudishimulik, et mis siin taga on, miks see peaks mul pinget tekitama või miks ma peaksin reageerima selle niimoodi, et siis seal on mingi mõnus lahendus, mis sind vabastab. Ja see oligi lahendus, et ma olin kahepalgeline. Mõtlesin, okei, davai, võtan vastu ja aktsepteerisingi niimoodi, et nüüd ma ise saan enda kohta seda ka öelda ja päriselt nagu tunnistada. Ja sealt ka tuli kohe see parandamise koht öelda, et see on okei, kui siukseid sarnaseid olukorrale on ka teistel. Ja. Aktsepteerimine. Läbi selle on, sa märkad, see ongi ju enda märkamine. Ja siis on teistes seda sama asja kordades lihtsam vastu võtta. Just. Ma nagu ei anna isegi mingit energiat sinna otseselt juurde. Lihtsalt nii on ja kõik. Et natuke sügavam mõte jälle, et teised kõik sinu ümber on sinu peegeldused, peegeldavad sulle tagasi midagi kogu aeg. Jaa, aga sellega näiteks ka mul oli üks selline tore vestlus sõbrannaga. Mingi vaidluskoht tekib sinna. Tead, ei, mitte isegi vaidlus, pigem arutlus. Davai, arutleme. Ja, mulle vaidlemine ei meeldi, ma tavaliselt kõnnin minema, kui keegi hakkab vaidlema, sest et ma lihtsalt... Kas sul on mingi teema selle vaidlemisega? On küll, jah. Davai, tšau, kõik vaidlus ära. Teise lõpuni. et jah, ma olen nõus selle peegeldusega, et see kõik on ülitore ja mulle täiega meeldib ise endale ka seda selliselt kogu aeg mõelda ja vastu võtta ja kogeda ja peegeldada teistele ka, aga mõnikord sa näed seal peeglis lihtsalt neid asju, mida sa rohkem ei soovi kogeda või näha või endast nagu näha ja that's it. Ja mõni asi ongi selline, mida ei pea alati nagu läbi töötama või kohe kuskile sukeldama, vaid ongi, et sa näed peegeldust ja mingi, ei, kuule, uks on seal. Jaa, ei, absoluutselt. Ma tahtsingi sinna jõuda ka, see on väga õige mõte, et selles mõttes peegeldused, et sa tunnedki ära, et minus on ka olnud see asi, aga sa ei pane sinna rohkem energiat, see on kõik, on ju. Et mul väga meeldis ja kuskil oli ka see ütlemine, et meis kõigis on nii-öelda kõik omadused tegelikult olemas, mis teistes inimestes ka on. Et iseasi, palju sa neid märkad, palju sa neid lubad esile tulla ja just. Ja samamoodi nagu on see agressiivsuse tunne, me kõik võime olla väga vägivaldsed ja väga agressiivsed, see kõik meis on olemas, aga see on jälle valiku küsimus, kas sa tahad seda kõike teha ja olla. Ja just. Lihtsalt ole teadlik. Ole teadlik, kas tahad olla piinelda või olla mõnusas muus flows. Muu flow on parem. Millise valiku tegemine hirmutab sind praegu kõige rohkem? Lapse kooli valimine. Nii hirmutab. Tead, selle kohta on ju see laul. Inimene õpib kogu elu suure, pika, lollina. Vahet ei ole, mis kooli paned. Ja, täpselt. Mis valikud laua peal on siis? No 2 kooli linnast väljas ja 1 kesklinnas ja kesklinna kool mulle meeldib, 1 teatud kool ühesõnaga, aga kesklinna elu ma seda ei suuda rohkem niimoodi kogeda ja vastu võtta, ma ei tea, ma ei näe ennast ja last seal elamas. Ühesõnaga, see millegi pärast tekitab hirmu ja ma olen sellega juba tegelikult 1,5 aastat siin maadelnud veits selle tundega. Kool on nagu ülimalt tähtis elu osa. On jah. Minul on kooliga nagu väga kirjud suhted. Ma olen koolis saanud väga räigelt tampi ja mõnitamist ja see oli ikka täiesti ellu jäämine. Sinna otsa veel enesetapu mõtted ja katseaine. Et see on nagu, minul oli nagu täielik rollercoaster. Ja see on nagu koht, mida ma lapsele sooviks võimalikult palju, mitte pehmendada, ta saab oma elukooli ka niikuinii, me kõik saame mingil määral ja kujul. Aga
ma olen tavaline inimene, ma tahan oma lapsele parimat. kas sa oled ka mõelnud mingite alternatiivkoolide poole vaadata? Waldorf ja mul ei tule see teise kooli nimi meelde. Montessori ja Waldorf ja kõik need ja ma tegelikult 4 aastat tagasi juba plaanisin, aeg lendab. Lapse pealt arvutan seda aega ja mõtlen, Jesus Christ. Igatahes 4 aastat tagasi mul oli plaan, juba kindel plaan, isegi Töötukassaga oli plaan, et avada Montessori lastehoid, aga kuidagi mulle hitis sisse ikkagi see, et ma jumaldan lapsi täiega ja teeks nendega täiega tööd. Aga ma ei soovi teha tööd nende lastevanematega. Et need kogemused ja jutud, mida ma siit-sealt olen kuulnud, siis tead, ma ei viitsi jaurata. Mulle meeldiks lastele anda võimalusi, kogemusi, elu, õpetusi ja kõike seda. Ma ilmselt ise seal õpetaja ei oleks olnud, mul pole seda, mis on see, mis on jumal. Ma pole õpetajana. Okay. Igatahes ja sinna see ei. Waldorfiga ei ole mina kuidagi niimoodi sõbraks otseselt saanud, mul ei ole midagi ka selle vastu, aga lihtsalt on mingid teatud asjad, mida ma olen välja noppinud alternatiiv mingisugustest kohtadest ja rakendanud enda elus nii lapse peal kui ka enda peal, mis meile mõlemale siis nagu sobivad. Aga jah, ma ei tea, see kooli teema meil ongi aasta tegelikult jäänud ja juba peakski nagu eelkooli panema, aga mingi väike nagu hirm seal taga on. Ja võib-olla ka see veel, et ma pole tegelikult üks lapsevanem, kes peab selle otsuse langetama. Et ei teagi, kas hirm on rohkem kooli valiku ees või selle ees, millised vestlused mul mind on ees ootamas ka lapse isaga. Et seal on nagu need tunded, millega ma olengi reaalselt 1,5 aastat juba ennast nagu ette valmistunud, viinud ennast sinna rahusse, otsinud, leidnud valikuid, et mul oleks mida lauale panna, et mul oleks mida nagu selgitada, et arutada, jah, just, et mida ma siis selle kandiku peale panen, eks ju, et ta oleks põhjendatud ja et kõik oleks ilus, ja see läbi armastuse tunne, mitte mingid palju tuleb rusikaga lauale, et kuule, jõu, nüüd on niimoodi, et kõigil oleks mingisugune, see... Teeme pärast PowerPointi esitluse sulle, et sa saaks ilusti minna, näidata seda. Siis lähen julgemalt, siis hirmu pole. Aga jah, kui rääkida, ma ei tea, sellisest iseenda valimise hirmust, siis ma ei tea, mul ei ole enam hirmu, ma arvan, kui sellist, kui me räägime iseendast, ma olen pigem nagu sellised ärevus, mingid tunded, et näiteks ongi see tõe rääkimine tekitab minus julma ärevustunde niimoodi, et see tunne, et ööki vajab lausa, sest et mul ei ole kuidagi julgust olnud 33 aastat rääkida oma tõde või selliselt, nagu ma praegu seda teen. Et jah, ma ei tea, võib-olla hirmu otseselt ei olegi, on pigem see ärevus, millega ma maadlen ikka terve oma elu, aga nüüd iga korraga aina paremini. Jah, mingid tööriistad on käes ja mingi mindset, siis palju kiiremini asjadest jagu ja jälile. Mul oli näiteks, käisin hiljuti ühte vestlusõhtut pildistamas eelmine nädal ja ma läksin, see toimus kohas, kus ma vanasti pidutsesin jõhkralt palju. Nüüd siin on tehtud uus selline kohvik-restoran. Mis koht on? Tahad avaldada? Vanalinnas suveterrass, selle vanalinna Viru Mäki vastas, seal kõige üleval. See, kus on need, mis mingid poed ja asjad, ja seal kõige üleval on 4. korrusel on üks katuseterass. Tavai, ma olen ka seal. Seal oli vesiviibu koht kunagi ja ma ei tea, elasin seal, see oli crazy. Ja see on ikka veel, ma ei mäleta, mis nimega ta oli, aga ta oli ikka veel suveterass, igatahes. Ja ma sinna kõndisin ja ma tundsin, kuidas mul hakkab nagu kõik see hirm ja mineviku ärevus ja kõik mingi vanad mingid mustrid, niimoodi, mis nagu mul koguneb alati kõik siia rindkere ja siia kurgu piirkonda. Niimoodi, et ma võin isegi kohale jõudes rääkida väriseva häälega, sest mul on mingi siuke, vaata. Ja siis ma sinna kõndides tekitasin ärevuse tundest, ma jõudsin erutuseni. Saad aru, ma jõudsin kohale, ma olin nagu, oh my god, mida ma praegu oma kehast tunnen, mul oli nii hea olla.
sest ma tulin sinna inimesena, kes ma olen praegu. Ja siis mul oli mingi davai, ärevusest saab teine tunne nüüd. Aga kuna see oli nüüd alles eelmine nädal, vaata, siis ma olengi püüdnud nagu seda ärevust viia edasi siis sinna heasse tundesse. Davai. Transformatsioon siuke väike, jah? Jaa. Äge. Ja ma ei ole kunagi, ja see tuli lihtsalt tänaval kõndides, lihtsalt ma tundsin seda erutust ja mul on mingi, vau, davai, et lähme pigem selle tundega, vaata. Ja see oli nii, vau, see oli müstika, see oli nii äge lihtsalt ja puusalt lihtsalt kusagilt niimoodi see tuli. Nii et, ma olen ka puusalt hakanud asjad ise tulema, et ma ei mõtle nende peale, aga nad kuidagi tekivad, kerkivad esile mingid sellised, mingid praktikad ja asjad ka. Et ma olen kogunud selle info tegelikult enda sisse olemas ja see on mul olemas juba kõik. Ja siis nad mingid nagu tuleb. Õigel hetkel lihtsalt. Jah, tuleb see mingi asi, et nüüd ma peaksin seda tegema ja teed ja siis on mingi wow. Jaa, täiega. No see on samamoodi nagu need kained peod, vaata lähed ja nagu oled täiega peereks ära nii-öelda, aga kainena ja mõtled mingi, oh my god, elu panib miduina. Et jah, ka neid tundeid saab suunata palju paremasse kohta. Saab jah. Valikud saad ise valida. Lõpetame selle jandi ära nüüd siin ja teeme mingi muu asja. Jaa. Äge. Baba. Nii. Kas teeme veel paar küsimust või? On meil aega? Meil on aega. Meil on aega küll. Muidugi. See on nii hea teema ka, et lähme edasi. Oota, kas sina vastasid, kas siin midagi hirmutab praegu? Hirmutab sind praegu õige rohkem. Millise valiku tegema? Mina püüan balansseerida oma, ikka hirmutavad mingid asjad võibolla ja on ka seotud võibolla, kuidas et ma ei tea, kui ma lähen full on mingit artisti ja DJ asja tegema, et kuidas ma siis ettevõtet majandan ja mingid sellised olmeküsimused põhimõtteliselt. Siuksed asjad ikka mul on ja ma ei tea, kas nad hirmutavad otseselt, aga pigem on see, et leida lahendusi ja oma mindsetiga just, et ma tegelikult olen suuteline tegema ju mitut asja ka, et lihtsalt ära organiseerida oma tööasjad ja tööelu ja äriasjad ja et ei pea nagu saab kompromissi ka nende vahel saavutada tegelikult, et ma pigem proovin viljeleda nüüd sellist mindseti, et mul varem on olnud niimoodi, et fuck it, ma viskan mingi asja nurka ja lähen pea eest sinna teisse asja sisse, mida saab ka teha, aga saab ka teistmoodi teha, et need on vahepeal olnud küll jah, siuksed hirmutavad hetked, aga saame edasi minna üle nendest ja Davai. Nii, kas inimesed kaotavad ennast rohkem teiste pärast või edu taga ajades? See on minu jaoks ei ole see mingi imelik küsimus, aga kuna see on inimeste kohta, siis igale poole saab ennast ära kaotada. Kas edu taga ajades või midagi muud taga ajades või teist inimest taga ajades või justas kõik, mida taga ajades saab ennast ära kaotada, ma leian. Ja saab ka edu taga ajades ennast leida, nii et see on jah minu vastus. No nõus. Nii, mis hetk õpetas sulle kõige rohkem iseenda väärtuse kohta? Viimane suhe. Küll sul on nii tore, et sul on nii palju siukest taipamisi tulnud sellest. Tead, tegelikult neid taipamisi iseenda väärtuse kohta on olnud väga nii mitmeski suhtes. Aga ma olen alati läinud sinna mugavusse tagasi, kus ma olen väärtusetu. Sest et see on olnud minu mugavustsoon, see on minu tuttav koht. Ma tean, kuidas ma ennast seal tunnen, ma tean, kelleks ma pean ennast teesklema ja mul on läbi aastate olnud lihtne ennast muuta ja mugavdada nii, nagu on mu kaaslastel mugav ja hea.
kuni ma üks hetk ilmselt murdusin enda sees ja sain aru, et mulle enam nii ei sobi. Ja alates eelmisest aastast on kõik teistmoodi. Ja ma olen ülitänulik ja õnnelik selle üle. Parim. Jah, tuleb olla väga tänulik selle eest ka nendele teistele osapooltele, kes meile on näidanud seda kõike. Jah, ja mul ongi, eks noorest ajast ikka kõik teised mehed olid süüdi, on ja. Kuni ma lõpuks liitsin endaga vesteldes koha ja ütlesin iseendale, et aga Siina, tegelikult üks asi, mis kunagi ei muutunud, olid sina ise. Suhetes, eks ju ka, Jah. et mustrid korduvad kuidagi on, et teised on, issekene mul satuvad kogu aeg need halvad kaaslased. Just. Et kaaslased vahetuvad, aga mina, oi, üks ühine nimetaja on siin, mina. Just. Ja eks ikka igas suhtes oled nagu teistmoodi ka veits, on ja, aga need asjad ikkagi kordusid. Kuniks ma saingi sellest aru, ma vaatasin endale nagu väga ausalt otsa ja mõtlesin, et tead Siina nagu mine perse lihtsalt. Palun vabandust. Ütlusti. Mine ja siis saidki aru, et vau, see oli minu jaoks nagu täiesti selline nagu päriselt nagu mingi highlight. Siis mul on mingi, et okei, no hakkame siis nagu muutma asju. Ja kui vanasti ma süüdistasin kõiki, siis lõpuks ma hakkasin tänama ja armastama. Ja isegi kui ka kõige ebameeldivam eelmine suhe mulle praegu tänaval vastu jalutaks, siis ma ikka läheks, ütleks tšau ja kallistaks, siis ma ikka olen sõbralik ja avatud. Ja meeletult tänulik lihtsalt. Ja praegu mõtlengi, et ma ei ole mitte kunagi iseendaga olnud nagu nii heas kohas ja suhtes, kus ma olen tänu igale suhtele, ka sõprussuhetele. No täiesti vekkes lihtsalt. Ja ma arvan, mu tõeline murdepunkt oligi selline oma väärtuste kohta eelmine aasta oligi. Ma sain teada esimest korda elus, mis on mu vajadused. Ma arvasin, et ma tean, mis on mu vajadused. Mitte keegi mu elus ei ole mulle seda küsinud näiteks. Eks ma väärtust ikka teadsin, aga ma ei osanud võib-olla seda esile tuua kuidagi või sellest üldse rääkida või üldse öelda, mida ma soovin või vajan või siuksed asjad on. Ja nüüd kõike seda enda jaoks nagu paika pannes ja teades ja tundes ja kogedes saan aru, et see latt nagu madalamale enam ei lähe. Ja see lati värk on mati alalati. Et ei tasu sealt lati alt läbi joosta, sest sellega tulistab endale jalga ainult. Ja paljude jaoks on see lati koht vaata, et ego. Et mis asja mingi seadsid lati nii kõrgele on, aga see ongi. Siis ma tean oma väärtust. Ja ma tean ka, mida ma saan pakkuda. Davai, ilus. Väga ilus. Ja nüüd, kallid kuulajad, meie viimane küsimus. Kas mõni sinu elu parim otsus tundus alguses täiesti vale? Jah, küsimus. Jah. Ja ongi saada läbi. Ilma suurema ja pikema jututa muidugi. On neid olnud? Parim otsus tundus alguses täiesti vale. Ma ei tea ka, kas ma ei oskaks vastata sellele. Mõni ikka on. Tule niimoodi kohe midagi meelde. Las kuulad vastavad sellele. Ja, kommentaariumis. Aina, kas mõni sinu elu parim otsus tundus alguses täiesti vale? Jah, mida ma nüüd teen? Miks ma pidin nii tegema? Kahtled endas ja siis pärast tuleb välja, et parim otsuse äär. Kuule, see on küll hea küsimus, millega siin niimoodi otsad kokku tõmmata. Tavaina. Aitäh sulle. Tavaina ütlesid või? Tavaina. 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 Tavaina või? Ei, tavaino. Tavaina. Me ei ropendus. Nah on mingi ropsõda või? Enne. Okei.
valige alati iseennast oma südame ja sisetunde järgi, selle tunde järgi, mis tegelikult ei reeda mitte kunagi. Aga eksida võib ka, see on okei. Eksimusest tulebki hästi suur võit teinekord. Eksimusest õpime kõige paremini. Oleks ainult võidud, siis ei õpi ju mitte kui midagi. Esrugi. Just, jah. 10 aasta tagune mina poleks never arvanud, et ma siin istun ja räägin sihukestest asjadest. No ma ei oleks isegi aasta tagune, mina ei oleks seda arvanud. Ja siin me oleme. Jah. Selge siis. Haters, look at me now. Ongi. Kuidas seda oli? Oh my god. Ei hatersile ka, valigi iseennast. Igal juhul. Vihake läbi armastuse. Siis on palju parem. Ja hoidke end. Just. Ja järgmiste kohtumisteni. Ciao. Ciao.